Tervist, armsad pardisõbrad! Täna on 14. juuni. Kell on 9 õhtul. Ja ma olen õnnetu ja kurb ja väsinud. Et sihukene raske päev. Selles mõttes, et eile õhtul oli peale kriisi esimene öö, kus ma olin siis tööl, kuna pilli mängimine ikkagi on õhtutööl ja peaaegu et terve öö läheb ära, nii et vara hommikuni. Siis eile oli esimene tööpäev, nii nimetatud siis, eile öösel. Ja täna hommikul, kui hakkasin laskma välja oma parte ja mõningaid kanu, kes mul seal veel on, tibusid, siis avastasin, et aias on ainult 11 noort parti. Enne oli 19. Nad on seal väikses aias öösel, kus on elekter. Peenem traatvõrk läheb veel maast edasi niimoodi, et keegi ei saaks sisse kaevata. No, esimene oli see, et nad on kuskil peidus. Otsisin, uurisin, vaatasin aia alused läbi kõik. Mitte kuskil ei ühtegi jälge, et keegi oleks isegi tahtnud sinna aeda sisse tulla. Ja muidugi rebane või teine kiskja sealt nagu ei saagi tulla, sest ta ei saa kaevata. Ja ühtegi jälge ka pole. 8 parti. 8 parti on jäljetult kadunud. Ei ole verd, ei ole sulgi, ei ole ühtegi jälge, et keegi oleks neid murdnud. Et keegi oleks neile halba teinud. Lihtsalt parte ei ole. Ja ma ei tea, ühesõnaga väga huvitav olukord. Mul ei ole enne olnud sellist olukorda, et nad on ju öösel seal ohutusaias nii nimetatud, kus tegelikult ligipääs, okei, taeva poolt kellegile tõenäoliselt on, aga ükski lind ei tee tööd niimoodi, et ta võtab 8 lindu ja ei jäta sellest mingit märki maha. Lind ei võtagi 8 parti. Ja jube on nagu mõelda ka, et süüdistada mõnda inimest, et keegi tuli ja võttis nad lihtsalt. Seega ma ei tea, aga minul igastahes selles väikses aias hommikuks oli 8 parti puudu ja neid ei ole. Neid ei ole kuskil, muidugi lennata nad ei oska, nad ei saagi lennata sealt välja. Nii et kõik mõtted, kuidas nad ise sealt aiast välja oleks saanud, ma olen välistanud. Ma olen vaadanud aiad üle, kuskilt ei ole katki midagi. Elekter on veel sees. Kõik on nii nagu peab. Välja arvatud see, et parte lihtsalt hommikul enam ei olnud. Ja see viib nagu motivatsiooni nii alla kuidagi. Mul on suured pardid juba, täiskasvanud põhimõtteliselt on ja varsti võiks juba hakata mingit mune ootama. Lihtsalt õnnetuks teeb. Nii palju, isegi see töö ja nagu raha ei kuidagi suva, et raha on läinud, läks sinna alla nagu, et on kadunud, aga just see, et kuidagi enda linnud ja kuidagi hingega oled teinud seda asja, see on nagu nii kuidagi raske ja teeb kuidagi selle, ma ei tea, viib motivatsiooni siiski nii alla, et nagu, et on see päev vähemalt, kui see on nagu avastad selle, et see on juhtunud, siis on kuidagi raske toimida edasi. Seega ma täna toimetasin need linnud, loomad, tibud ära, kes mul siin on ja sõitsin autoga lihtsalt Saaremaa peal ringi. Käisin rannas ja olin lihtsalt natuke eemal. Nüüd ma tulin koju tagasi, kell on 9 ja tegin kohvi ja istun nüüd siin partide aias. Ei teagi, mis edasi nagu, et toresti lihtsalt teada, mis neist sai neist partidest, et ilmselgelt minul neid enam ei ole. Ja kui keegi sai sellest õnnelikumaks, siis nagu on ka tore, aga peaasi, et partidel oleks hea elu. Sest ma ei oska isegi ühtegi looma tõesti ei oska süüdistada sellest, sest sinna ei saa ükski kiskja sisse. Ja muidugi kiskja jäljed jääksid maha, et kui ta neid murraks seal. Oot siuke huvitav lugu tänasesse päeva.
et järgmises videos ma näitan teile. Jah, ma vabandan, et ma olen niisugune kuradi laiali kuidagi. Midagi ei ole teha. Täna on lihtsalt see päev. Ei saa siis siin mingit niisugust head nägu nalja täis teha, kui niisugune raskem päev. Ja neid päevi tuleb ja neid on. Et järgmises videos ma näitan teile, kuidas ma ehitasin tibudele kanatraktori. See video on tegelikult tükk aega ette filmitud juba, aga ma ei ole jõudnud, sest nii palju niisuguseid veidraid asju juhtub siia vahepeale. Et reedel siis tuleb kanatraktori video. Praegu siis selline minu jaoks igati kurb uudis praegu. Nõme, paha. Vot. Ühesõnaga 8 noortparti on siis lost. Aga üldplaanis. Muidu on nagu okei. Vuttide koorus oli ju väga okei ja hea. Ja sellest hulgast seal on umbes 90 tibu, ma täpselt arvu ei tea. Umbes 90 tibu, et nendest suri ära alguses kohe 2, mis on ülivähe. Seal on 2 tükki veel, kellel on natuke mingi väärareng jalgadega, aga nad on igati tublid ja elavad, et vaatame, mis neist saab, et ma ei saa aru, et nad tegelikult 24 tunni jooksul ikkagi surevad ära, aga nad on visalt elus ja tublid. Tibumajas väiksed pardid on ka igati agarad. Kolmapäeval hakkavad kooruma siis uued pardid, kämpelid ja kajuugad. Sealt tulevad siis tõupardid seekord. Et kui kellelgi on kajuuga või kämpeljuvi, siis võite kirjutada, et varsti kooruvad. Teen ka teenusena praegu inkubeerimist maatõugu kanadele, Eesti maatõugu kanadele, et Facebookis on siuke äge grupp, et Eesti maakana. Vaadake kindlasti, et see on ka siuke huvitav jälle, et seal oli viljastus oli päris okei. Et ei olnud halb. Et inkubaatorid on töös. Nüüd läheb hatcher töösse uuesti, kuna kolmapäeval on koorumine. Ja ma arvan, et vutitibud on nüüd piisavalt ergud juba, et lähevad sääsed tibumajja. Et vutid siis tibumajja. Täna on jah siuke liimist lahti video. Aga pole hullu. Läheme edasi selles mõttes, et kui vahel tegib see tunne küll siukses olukordades, et nagu üldse ei taha. Aga ega ma ei jäta seda niisama. Vaadake ikka meie videosid, ma ei oska muud öelda. Vaadake videosid, likeige, jagage, soovitage sõpradele. Olen ettepanekutele alati avatud, küsige, kirjutage, mõelge kaasa, mis võiks teha. Et siuke mõte on ka, et ma arvan, et ma ehitan mingi kämpingu endale siia tiigikaldale, nii et videofännidele saate tulla majutuma siia, vaadata parte üle aia, et oleks ka äge. Ühesõnaga praegu siukene natukene nukker video. Aga olge teie tublid. Läheme edasi. Siukseid asju juhtub. Kunagi ei tea. Ja nii on. Tšau.